Karaoke. Karaoke, jah. Ütle, kuidas sina iseloomustaksid seda alustava ettevõtja koolitust? No esiteks kindlasti ma arvan, et siin oli väga tore ja lõbus. Teiseks ma arvan, et teadmised olid väga-väga head, mis siit saime. Miks sa tulid siia koolitusele? Eelkõige, et ennast arendada ja saada uusi teadmisi ja jälle mingi asi, mida oskaks nagu ise teha, et ei peaks mingit teenust sisse ostma. Et soovitan kindlasti ka teistel siia tulla, sellepärast, et koduleht, mis valmis saab, on kindlasti väga konkurentsivõimeline ja tasub kindlasti tulla ja proovida. Miks sa valisid just meid? Tegin päris põhjalikku uurimustööd ja otseselt, mis mulle nagu selle punkti pani, et ma siia tulen, oli see, et üks teine siis konkureeriv firma põhimõtteliselt teiega soovitas teie poole ise pöörduda, kuna ta teadis, et te olete nii head. Selline küsimus sulle veel, et kui nüüd järgmised osalejad tulevad, mida sa neile soovitaksid? Mis on need 3 soovitust või paar soovitust, mis sa neile tahaksid öelda, ennem kui nad otsustavad siia tulla? No, et asjad nagu paremini ja ladusamalt läheks, kindlasti võiks materjalid ja asjad natukene läbi mõelda juba, et tõesti pilte koguda ja millega mina ise tegelikult natukene eksisin. Et koolitusel olles kindlasti kaasa korralikult teha, et saab kiiremini, paremini järjele, et kodus harjutada hästi palju, et jääksid asjad paremini meelde. Kuidas iseloomustad seda koolitust? Mis sul kohe pähe tuleb? Praktiline, hästi läbimõeldud, praktiline ja hästi tehniliselt läbimõeldud selles mõttes, et see just selle kodulehe majutuse poole pealt, mille, et ma saan majutada siis oma koduleht, et ma ei pea mingisugust serverit tekitama enda arvutisse, nagu mul oli siin kogemus, mis tegi selle veel keerulisemaks. Et see on minu arust nagu üli võrdes hea. Et see on nagu üks mure vähem. Nii. Siis ja kindlasti väga kõrgete pedagoogiliste oskustega inimene siin ees. Et kes oskab, Eve näol siis, et kes oskab nii rääkida, et tõesti iga üks saab aru, on võimeline aru saama. Et see on ka minu arust kolmas väga oluline moment. Miks sa otsisid selle koolitust üldse? Sest ma otsisin, mul oli vaja kodulehekülge teha ja siis ma leidsingi. Ja eesmärk, kui sa tulid siia koolitusele, mis sul eesmärgiks oli? Oli jõuda valmis kodulehekülg otsast lõpuni. Ja kuidas sellega praegust on? On põhimõtteliselt valmis. Mul oli alguses idee olemas, et mis ma tahan kõik, et tänu sellele. Palju sa ettevalmistustööd tegid eelnevalt siia koolitusele tulles? Päris palju, ma vaatasin hästi palju teiste lehekülgesid, et kuidas nagu teistel leheküljed toimivad ja mis neil seal on ja salvestasin kõik endale ära ja siis hiljem siis täiendasin nende arvelt enda kodulehekülge. Okei. Mida sa soovitad järgmistele osalejatele, kes tulevad sellisele koolitustele? Ettevalmistus kindlalt, sest et kui seda ei ole, siis nagu ei ole mõtet alustada midagi. Et kui sa tead täpselt nagu paika pannud, et mis lingid sul tulevad, milline see välja peab nägema, et siis nagu on lihtne kõik edasi teha. Et kui hakata siin alles mõtlema seda, siis läheb keeruliseks. Signe, miks sa tulid sellele koolitusele? No, mina tulin siia täiesti juhuslikult. Aga ma olen väga rahul, et ma siia tulin. Sest et asi selles, et mina arvutivõhik, mul pole kunagi arvutit vaja läinud. Mina ei tea sellest mitte midagi. Ja siis, kui ma siia tulin, siis esimesed 2 korda mõtlesin, et millesse mina ennast küll mässinud olen ja kõik teised inimesed ka, kes minu pärast vaeva näevad. Aga pluss oli mul see, et ma teadsin, mida ma tahan ja et mul ei ole raske teksti kirjutada, et mul olid olemas pildid ja kogu aeg tugeda najal ja nüüd mul on täiesti koduleht, mis on siuke boonus veel. Tahad sa midagi öelda grupile? Ma tahan öelda, et nii tore. Just läks lõbusaks.
nüüd võiks hakata koolis käima kogu aeg. Jah. Ja kõik need materjalid ja kõik see abi ja ma olen väga rahul. Ma tänan kõiki.